pöördeid anna. Load.ee. Head vaatajad, algamas on saade Masinaruum ja mul on väga hea meel võõrustada täna stuudios inimest, kelle kohta kahtlemata võib öelda Eesti roki kogukonna Grand Old Man. Tegemist on legendaarse raadiohäälega, ürituste juhi ja rokibaari omanikuga Margus Pildiga. Tere õhtust, Margus! Tere! Sa näed erakordselt hea ja puhanud välja. Ma saan aru, et rokibaari pidamine lõõgastab inimest, rõõmustab, kosutab keha ja hinge, on mul õigus? Ei, lihtsalt täna on teine vaba päev nädalas. Päeval, kui me seda salvestame, on meil esmaspäev ja võib aru saada, et just sellised päevad sa endale vabaks päevaks valid. No pühapäeva esmaspäev ja ausalt öeldes ega rokibaaris väga palju kliente ei ole ja sellepärast on nagu valitud see, et ja 2 päeva järjest, et siis puhkab välja ka natuke. Kuidas sa jaksad, kaua sa seda rokibaari juba teed? No seda viimast praegust, ehk siis 300 klubi nimelist, seda veidi üle 5 aasta. See asub vanalinnas Vene tänaval? Vene 37, jah, Vene tänava lõpus, ühesõnaga mitte seal Viru tänava puhul. See on seal enam-vähem Levika kõrval, eks ole, kui tulla ümber nurga. Me põhimõtteliselt jah, Leviks on ümber nurga. Ja kuskil 5 aastat ütled sa, et oled seda asja eest vedanud? Novembrikuus sai. November, ma võin väga täpselt öelda, november 27 on nii-öelda sünnipäev tegelikult, siis sai 5 aastat täis. Ja vead seda asja praegu päris üksinda või on sul mingisugust abijõudu ka? No tegelikult üksi ikka. Kuidas see üldse nii juhtus, et sa selle rokipubini jõudsid just nimelt seal Vene tänaval? No seal oli palju juhust ausalt öeldes. Ja koroona. Sa oled koroona üle elanud selle rokipubiga, me rääkisime mõni päev varem ka sellest koroonast. See sai püsti pandud koroona ajal. Erakordselt julge samm. No muidugi sul ei olnud vist valikut, koroona tuli, siis ta tuli ja see püstipanek oli siis, kui sa ütled koroona ajal, kas siis just täpselt kui ta tuli või jõudsid sa natuke ennem hakata teda püsti panema? No kõige lihtsam on öelda, et total shutdown, ehk siis kui restoranid kõik kinni läksid, siis ei olnud enam mitte kellaaegade piirangut, vaid et läksid üleni kinni. Me jõudsime lahti olla ametlikult 1 päeva. 1 päeva, väga täpselt ajastatud moment. Saime reklaamid ära tehtud, nüüd on suur avamine, grand opening ja järgmisest päevast oli kõik restoranid olid kinni. Kuidas te selle üle elasite? Teil olid rendid, teil olid investeeringud tehtud, nagu me teame ükskõik mida me alustame, see nõuab investeeringuid, see ei ole niisama. Loomulikult. No sildi maha ülevalt ja panime peaukse kinni ja 3 punkti. Sellest vaikib ajalugu. Need, kes kohal olid, teavad rääkida. Aga te jäite ellu, selles suhtes ma mäletan mitutki kohta, kes koroona ajal tegelikult uksed kinni panid ja need olid väga ägedad kohad ja millest võib isegi mõnevõrra kahju olla. Ma ei hakka siin reklaami tegema. Aga jah, me jäime ellu ja ütleme nii, et sel ajal ei käinud seal ainult roki inimesed, aga kõik tutvusringkond. Sa mõtled koroona aega just siis, kui see kõige raskem aeg oli. Aga see pubi idee on sul ju olnud mõnevõrra kauem, sa oled ju tegelikult vedanud rock-cafeed, sa oled vedanud rock-stoppi. No rock-cafee sai tehtud jah, tegelikult oligi minu idee peal. Ja siis oli rock-cafee veel käis, sai rock-stop tehtud, ehk siis Eesti esimene rokirestoran. Aga nüüd on tegemist selle Vene tänava koha näol siis rokipubiga, kus saab natukene... Ei vaata, pubi on ikkagi see, et sul on täisköök ikkagi, seal on pubi söögid. Ütleme siis rokibaar. See on rokibaar, jah. Et sa saad lubada endale väikese pitsikese või suurema ja siis natukene võib-olla sinna snäki kõrvale. Jah. Ja teil käivad... Soevad snäkid, külmevad snäkid, aga need on jah olemas, aga põhirõhk on ikkagi joogi ja seltskonna ja muusika peal. Teil käivad bändid? Kuna no sellist nii suurt ruumi ei ole, kuhu suurt bändi saaks panna, siis seal on väikest piirangud peal. Ehk siis valdavas enamuses akustilist rocki, ehk siis seal 2, võib-olla 3 inimest maksimum. Ja nüüd äsja on käinud Kuriks, nii-öelda selle uue bändiga, aga see oli ka vähendatud koosseisus, ehk siis trummar sai nii-öelda... kehvasti küll öelda, aga elimineeritud sellega, et backtrack siis oli trummari asemel, siis oli ruumi seal teha, aga sound oli ikkagi väga hea, nagu elektriline ikkagi bänd. Ma olen sealt läbi astunud, siin juures on erakordselt äge koht, kõige ehedam rockiliku hõnguga
ütleme siis mitte pubi, vaid rokibaar. Kui sa ütle veel, et seal on elavat muusikat, siis mis võiks ägedam olla ühele roki austajale? Kas Eestis tead sa, on midagi sarnast veel kusagil, mingisugust roki pubi, rokibaari? Neid ikka mõningaid on, eks siis küll mõni tituleeri end sellisena, aga on metalbaare. Ütleme siis, kes on ikkagi rõhuvad selle veel raskema peale, aga rokibaarina kui sellisena ma võin öelda küll, et on minu oma ainuke. Kuidas sa üldse selle rokiklubinduseni, rokibaarinduseni jõudsid? Rahvas teab sind ennekõike ju raadiohäälena ja tegelikult on sinu hääl jõudnud mõnedesse muudessegi kanalitesse, ma pean silmas filmikunsti. Me võime sellest rääkida hiljem, aga ikkagi, kuidas see pubindus ja rokiklubindus sinuni üldse jõudis, kus see algne idee tekkis? Algne idee tekkis tegelikult legendaarses Bikers pubis istudes. Paljud kusjuures seostavad sind ka Bikers pubiga, aga see vist ei ole päris tõsi, et sa ei ole Bikers pubi vedanud kunagi. Ei, Bikers pubis ma vedasin ürituste sarjasid, jah. Võib-olla selle pärast. Aga see oli siis, jah, see oli seal 2000 alguse poole peal. No igal juhul te seal siis koostööd tegite ja sealt tekkis sul see idee, et ise midagi hakata vedama. Jah, sellepärast, et oli ka vajadus. Mõnes mõttes oli finantsiline vajadus, sellepärast, et näha oli, et raadio päris üksinda, selline niširaadio, nagu tegelikult rokiraadio on, üksinda päris hakkama ei saa ja et peaks panema midagi sinna kõrvale, mis nagu oleks seotud kogu asjaga. Ja selles suhtes sa panid täppi, et ta ikkagi aitas seda raadiot sul nii-öelda vee peal hoida ja tänagi ta ju on sinu põhiline elatusallikas ja töö ja kutsumus. No ja rokibaar küll, jah. Aga idee tuli jah sealt. Et midagi võiks raadiole lisaks olla. Jaa, aga see ei olnud nagu peamine. Peamine oli see, et meil tegelikult puudus selline suurem koht. Ja sa viitad Rockstopile praegu siis? Ei, siis Rock Cafe'le. Rock Cafe'le. Jah, selline suurem siselava, mis oleks olnud ikka tõsine selline rockikoht. Ja kuhu oleks saanud mitte siis staadioni bände, aga siis nii-öelda paar astet madalamaid. Täiskoosseisus, et mahuks lavale ja mahuks publik ja. Ja mis oligi nagu arvestatud sellega, et 1000 pluss miinus seal, et sellisele seltskonnale ja teatud, see eeldas ka, et siis on teatud eelarve, on selline maksimum, mida sa saad ju pileti hinnaks panna ja palju sul rahvast peab olema, et täismajaga ära toita võib-olla need kallimad bändid. Aga Rock Cafe'd kellega te hakkasite koos siis vedama ühiselt? Ma ei usu, et sa seda päris üksi tegid. No alguses oli meid 2. Pole ka väga palju rohkem. Aga üks väga oluline osa oli puudu, ehk siis oli nii-öelda, vaata iga alguse juures on ju rahastust vaja. Siis selleks oli 3. vaja. No ja siis sealt sai 3 alustatud, aga seal on muidugi jah, igasugu elu keerdkäike sellel teisel, kellega me alguses 2 olime, seal tekkisid probleemid ja ta pidi loobuma oma osalusest kogu ürituses ja siis me jäime 2. Räägime võib-olla sellest mõnevõrra veel hiljem uuesti, aga paljud tunnevad sind ju raadiohäälena, nagu ma alguses ütlesin ja ma ei usu, et paljud teavad, kuidas sa üldse raadioni jõudsid. Me rääkisime sinuga mõni päev tagasi ja ma sain aru, et tegelikult nii nagu mõnes mõttes on see klišeeks, nii nagu paljudel noortel meestel isa on see, kes võib anda eeskuju ja sinul oli see nii, kui ma õigesti aru sain. Jah, sest isa oli mul omal ajal, töötas Eesti Raadios tehnilise poole peal ja selleks ajaks, kui mina nii-öelda koolist keskkooli siis lõpetasin, oli jõudnud juba televisiooni poole peale, aga Tal olid kontaktid raadios ja teles mõlemas eeldatavasti. Nõukogude ajal oli Eesti Raadio ja televisiooni oli see vastupidi Eesti Televisiooni ja Raadio tehniline keskus, mis oli tegelikult jagunenud mõlema maja peale, nii-öelda telemaja ja ka raadiomaja peale, nii nagu süsteem oli sama. Ja samas see süsteemi ta mind sokutas sealt
kuigi mul ei olnud mitte mingit eriharidust, keskkooli lõpp, tehnilist haridust, aga ja ta sokutas sind ka sinna tehnilisse keskusesse esialgu. Jah, ehk siis põhimõtteliselt oleksin ma pidanud hakkama kohe hirmsat moodi elektroonikat remontima ja ma ei tea mida iganes, kui selleks mul igasugused oskused küll puudusid. See oli lihtsalt usalduse peale siis, et sul on piisavalt nutti ja südikust, et ülesannetes nagu hakkama saada. Nojah, enam-vähem nii oligi. Aga oli sul mingisuguseid huvisid siis kodus, mis oleksid võinud nagu näidata, et sul on hakkama saamist sellel tehnilisel alal? Nokkisid sa kodus, jootsid midagi, tinutasid kokku lahti? No isa kõrval jah, sai, sest isa seal kodus ka ju tegeles asjadega igasugustega. Ja tehnilisse teenistusse sa said, kuidas see asi siis edasi läks? Kaua sa seda tehnilist tööd said raadios teha? Ja mis aastal see üldse oli, kui sa sinna raadiosse läksid, räägime sellest ka ajateljel. Võib-olla inimesed ei kujutagi ette seda. 81 said sa sinna raadiosse, sa olid siis keskkooli lõpetanud selleks hetkeks. Jep. Nii, ja sa said 81. sinna tehnilisse teenistusse, ütleme siis nii, raadiosse, ja kaua sul oli õnne seal siis figureerida? No ütleme, et järjest õnnestus 82. aastani kuni mõõtmatu Vene armee Nõukogude riik saatis mind armeesse jah, ja siis sai 2 aastat Mongoolia ja Hiina piiri ääres oldud. Kust kahtlemata sai ka kustumatuid mälestusi, aga võib-olla selle ja muuseas seal ma olin ka raadio peal. Sa olid siis radist Vene armee? Ma olin radist ja ma olin raadiojaama pealik lausaga, et eks siis reamehena 2 aastat, aga kapteni koha peal. Nii. Nii et tähendab sinu kompetentsidest saadi teada ju sa siis ütlesid, et no see oli ju kusagil seal failis olemas nii-öelda, failis, paberites. Ja sind loomulikult sinu kompetentsi kasutati ära. Jah. Sa tulid Nõukogude armeest tagasi, selleks ajaks võis olla see koht raadios kadunud? Seal on väike konks, ehk siis need, kes võeti ühe töökoha pealt armeesse, need pidid tagasi saama sama koha peale, kui nad tagasi tulid. No nii, juhtus see on siis täpselt sama nagu nagu raseduspuhkus, sa pead sama koha peale tagasi. Ma ei tea, kui suur puhkus see rasedus küll on, mul kogemused puuduvad ja vist sinul ka, aga midagi, ma ei teagi, et me nüüd naisi ei solva. Ärme sellele teema peale mine, see on väga libe teekond. Pärast saame pahandada. Aga igal juhul sa tulid tagasi oma väljateenitud puhkuselt Nõukogude armee viljastavates tingimustes Hiina piiri äärest ja koht oli sul olemas? Ja koht oli mul olemas, jah. Ja siis läks asi nagu seal Eesti raadios läks nagu selles mõttes käest ära, et ma nagu ametlikku tööd jõudsin suhteliselt vähe teha. Mis sind siis ametlikku tööd segas tegemast? Ametlikku tööd segas tegemast, vanasti oli selline nimi nagu haltuura. Soov rikastuda, elus edukaks ja... Ei, soov kuidagi moodi normaalselt elada. Nõukogude tingimustes. Ja milles see haltuura siis sellises tehnilises keskuses võis seisneda? Sa remontisid raadioid ja televiisoreid? No seal oli jah nii-öelda foonikate hooldus, ametlik nimetus oli sellel asjal. Ehk siis stuudiomakid, mis olid uue raadiomaja toimetustes, need tahtsid hooldust saada, helipeade puhastust, seal vahel, kui midagi läks rikki, võtsid ühe ploki välja, panid teise asemele, ühesõnaga. No kena, aga see oli ikkagi ju raadiosisene töö, et see ei oleks pidanud ometi haltuura olema. Oot, see oli kõik sekundaarne, sest seda sa tegid võib-olla maksimum tund aega kogu sellest tööpäevast. Aga ülejäänud aeg läks mujale. Ehk siis kuidagi sattus niimoodi, et kuna ma muusikaga olin oma huvides, olin kogu aeg seotud olnud ja olles Eesti raadios hakkas veel rohkem tulema välismaist muusikat ja eelkõige rockmuusikat sattus just minu kätte. Nii et mingil hetkel sain ma omale hüüdnimega, et Eesti raadio heviosakonna juhataja. Tähendab see rocki, sellise metalli, raske muusika huvi pidi sul olema ikkagi juba lapsepõlvest mingil põhjusel. Mõni armastab diskot, mõni näed siin rocki. Oli see nii, et sa ikkagi juba enne raadiosse tulekut olid selle rocki vist enda jaoks üles leidnud? No selles võib süüdistada onupoega, kes oli mõned aastad vanem, kellel oli kohutava kvaliteediga lintmakk ja ta oli salvestanud omal ajal siis mingid esimesi Deep Purple'id ja Nazaret ja seal veel oli isegi Sparksi vist või mingid selliseid asju ja Uriah Heepi ja sealt jäi nagu kõrv kohe külge.
ja on jäänud eluks ajaks tänaseni. Tegelikult, kui me kõik muu kõrvale jätame, siis... Seda ei juuri välja kuidagi, jah. Ja sinu käest käis raadios läbi ju tohutu hulk muusikat, et sa selekteerisid järelikult selle rockima muusika sealt välja ja... No tegelikult oli siis... Artura jaoks oli vaja kerget muusikat ja enda jaoks oli vaja rasket muusikat. Noh, sa panid vast käpa peale mõlemale. Ja loomulikult, sellepärast, et siis seal Nõukogude aja, noh, võib öelda, et lõpupoole ju, 80-ndad saab juba öelda, et lõpupool. Kõigis kõrtsudes oli ju vaja tantsumuusikat. Ja sel ajal ei olnud ju mingisugust vaibakloppimist, vaid oligi see nii-öelda see tantsupopp. Need ülemaailmsed hitid ja need kuidagi tulid kätte, nendest me tegime spetsiaalsed programmid. Ehk siis, et 90-minutilisele kasseti peale läheks ühele küljele teatud kogus ja teisele küljele, nii et oleks nagu täis kasseti täis programme ja neid me tootsime seal niimoodi, et ma kahtlustan, et Eestimaal on minu käekirjaga kassette veel siiamaani kuskil vedeleb kuskil kapinurgas. Ja olgu selgituseks öeldud, et ega muidu sellist muusikat üldiselt ei liikunud, et see polnud päris see nagu täna. Keegi ei saanud seda kätte, no see ei ole mitte see, et nii nagu tänapäeval on, löön Spotify lahti ja kõik tuleb iseenesest või YouTube'i või mida iganes. Et see tõi sinu jaoks ikkagi paralleelselt võib-olla teise palga veel raadiotööle lisaks? 3 palka veel, võis rahule jääda? Ja ega siis see palgapäeva palk oli see... Palgapäeva nagu ei märganudki? Ei märkasid küll, sellepärast palgapäeval oli pidu. Meil oli kokkulepe, et meie nii-öelda selles väikses osakonnas on selline järjekord, et igaüks investeerib ühe palgapäeval peopidamisse. Ah nii, ja sina siis said investeerida seda palka peopidamisse, mis... Ei no, meid oli 4 tükki niimoodi. Aha, niimoodi rotatsiooni korras. Rotatsiooni korras. Aga võis terve palga niimoodi peopidamisse investeerida? Ei läkski kogu palk. Just nimelt, et see 3 palka, mis siis tuli Alturaga, see hoidis siis nii-öelda nina vee peal ja natuke võib-olla rohkemgi. No Martin seda palka sai tundnud tegelikult kõrvalt. Hästi, aga millal juhtus siis see moment, et sa mikrofoni taha said? Mikrofoni taha, tegelikult enne mikrofoni oli täiesti juhus saatis mind noor ajakirjanikuks nooruse ajakirja. Ehk siis üks tuttav, kes oli ka Eesti raadios, tegi asju ja sattus sinna ja tuli jutuks, et rockiga tegeleb. Noortele vaja rockist kirjutada midagi noorusesse, et kirjutad. Mõtlesin, mul pole elus kirjutada. Ei ole häda midagi. Kirjuta midagi valmis, küll ma kirjavead ja stiilivead ära parandan. Ta oli toimetaja seal. Ja sai proovitud ja siis ma kirjutasin päris pikalt. Ma isegi, seda ma ei mäleta. See oli siis nagu rockmuusika ajaloost noorusajal. Ei no oli eelkõige välismaistest artistidest. Ja sest mulle jooksis ka mingid ajakirju, jooksis välismaised kätte ja sealt sai võetud ja mingist muusikaüritused, mis meilgi olid, siis ka nendest sai kirjutatud. Ma isegi ei mäleta ausalt, nagu Blank Disc on, millest. Ma tean, et üks artikkel oli küll, kuna mulle sattus kätte ajakiri Rolling Stones, kus oli kõigi aegade 100 parimat albumit, siis selle najal nagu sai artikkel kirjutatud. Aga seal oli erinevaid veel. No aga ikkagi see on mikrofonist siiski päris kaugel see töö. Ei ole. Kuidas see siis siin mikrofonini viis? See on suhteliselt lähedal, et siis tegelikult sa juba harjusid nii-öelda sõnu seadma ja hakkasid ka seda muusika uudiseid ja kõike seda hakkasid hoopis teise pilguga vaatama. Ja siis seal 80-ndate lõpu poole peal ka seda, ma ütlen, nende aastanumbritega on nagu on, aga igal juhul hakkas juba leebemaks minema, kui Eesti raadios hakkasid nii-öelda toimetajate päevad peale. Ja üks toimetaja sai teha siis nii-öelda ise panna päeva kokku ja seal oli paar sellist noorema poole toimetajad, kes mõtlesid, et kasutame siis mind ära. Et veidi teistmoodi ja sellised tunnised andsid mulle siis 2 päeval nagu sellise tunnise osakonna, muidugi enne pidi kõik ära salvestama, laulud, värgid, see oli lindi peal, lõikasid neid kokku seal kõik oma pagana kökitamisi ja mökitamisi välja sealt seest ja siis andsid nii-öelda presenteerisid
tunnine saade siin. Ja ei olnudki kõige hullem, kõige pullim. Muidugi osad inimesed kardavad oma häält. Ma selles mõttes sellest kartusest olin selleks ajaks üle saanud, kuna 84-5 seal sai esimest korda elus laval käidud ka bändiga, nii et nagu see kartus oma hääle ees, see oli nagu kadunud õnneks. Sul on muidugi kahtlemata erakordne talent selle häälega, aga sinna inimene ise midagi teha ei saa, tal kas on see hääl või ei ole ja ilmselt ka sõna valdamise oskus tal kas on see või sõna seadmise oskus, nagu sa ütlesid. Sõna seadmise oskust saab harjutada. Aga jah, oma pagana hääletämbrit, seda on suhteliselt raske on millegagi muuta võimalik. Kuigi samas, ärgem nüüd olgem kitsarinnalised, mingite teatud kemikaalidega nad ju ometigi muudavad nii-öelda soo muutmise käigus oma häält. Ma mõtlesin, et sa viitad heeliumile, et kui seda sisse hingata, siis teatud kemikaalidega võib häält peenemaks muuta. Seda küll, jah. Aga sealt jah, sain need 2 saadet ära tehtud ja siis tuli ülemus, otsis mu üles, seesama tehnilise osakonna ülemus ütles, et sinu saated on nüüd sellega läbi. Mis siis juhtus? Ja aga ega siis midagi ei seletatud. Sa ju saanud aimatagi, milles küsimus võib olla. Aga pärast ma sain teada, et minu nii-öelda muusikavalikust valdav enamus oli nõukogude ajal keelatud ansamblid eetris. Nii et imestada nagu polnud midagi. Aga samas mul tekib küsimus, et kuidas... Ja teine asi oli muidugi see, et see oli ju teise töö ajast. Nii-öelda haltuura, jah? Ei, see oli, kuigi see oli ju raadio sees ja raadiotöö nagu. Aga ega mina nüüd toimetaja, ma oleks pidanud sel ajal oma ülemuse arvates oleksin pidanud seal kuskil kruvikeerajaga midagi kruvima või midagi jootma sel ajal. Mul tekib ikkagi küsimus, et kui see muusika, mida sa seal saates esitlesid, oli nõukogudel keelatud, kuidas ta ikkagi siis raadiosse, kuidas ta sinuni jõudis, et ta pidi ikkagi mingid kanalid pidi läbi raadio ju liikuma? Ei, ta ei tulnud raadio kaudu, isiklike tutvuste kaudu, meremeeste kaudu. Hoopis niipidi. Ja no nii nagu neid plaate Vene ajal ju toodi, salaja ju toodi siia, mis sest, et meil oli Plaadimägi, kõik teadsid. Mina mõtlesin, et sul see raadio, et see muusikamassiiv ikkagi liikus valdavalt läbi raadio kaudu. Seal on mitte midagi ametlikku selles muusikas, mis meile tuli ja mida me kasutasime. Seal on mitte midagi ametlikku. See oli kõik oli, ütleme siis niimoodi, et tegelikult ju ametivõimud ju kuulsid ja nägid igal juhul seda, aga keegi ei hakanud nagu eriti nokkima ja mingi 1 või 2 plaadi pärast, mis oleks korraga nagu kätte saadud, ei hakanud keegi seal punnima. Aga kui asi eetrisse läks, siis igal juhul tõmmati pidurit ja öeldi, et see nõukogude rahvale nüüd mitte ei sobi. No seal ilmselt tuli mitmelt poolt tuli neid signaale, et mis seal lõppkokkuvõttes kokku põhjendati seda sellega, küll lõppkokkuvõttes põhjendati küll eelkõige sellega, et ma olin seda teise töö ajal teinud. Mitte ei olnud asi niivõrd sisus, no see oli ametlik põhjendus. Ja, aga ma pärast nägin seda nimekirja, millised bändid seal keelatute nimekirjas oli ja panid nii-öelda... Esimene oli, kohe ma mäletan oma programmis, esimene oli Kissi lugu ja Kiss teadupärast ikka hoolega keelatud nõukogude ajal. Ja mitte muusika pärast. Mis põhjusel siis? Ei no põhjus on see, see S-tähe šrift Kissil oli nagu SS-il ja see oli piisav põhjus. See on muidugi uskumatu, milliseid seoseid osati luua ja mille alusel tõsiselt siis asju ära keelata, et olid imelised ajad. Me võime sinna juurde panna, et isegi kerge muusikat oli osad asjad keelatud, kuigi ansamblit ennast ei keelatud ära, nimelt Bonnie M. Üks laul oli keelatud, see oli Rasputin, sest seal oli lõpus fraas Oh those Russians, see oli piisav põhjus, et keelata ära see lugu. Go those Russians, need venelased, siis oli kuidagi niimoodi natukene pisut kriitiliselt ja see oli piisav. Ja see oli küll. Me jõuame ikkagi selleni, et kuidagi said sa mikrofoni tagant jälle priiks, et kuidas see teekond sind siis ikkagi sinna mikrofoni juurde tagasi viis pärast seda skandaali? Vaata, suht väike aeg oli peale seda, kui 91. tuli meil ju vabadus ja kõik muud asjad. Ja vahepeal ma jõudsin tegeleda Rock Summeril tööl olla, ehk siis festivali, esimene maitse nii-öelda festivali korraldamise poole peal. Mis sa Rock Summeril tegid? Ma olin küll bändide saatjana,
aga samal ajal ma tegin ka ajakirjaniku tööd. Ehk siis ühendasin meeldiva kasulikuga. Ja sealt tulid kontaktid Soome poole peale, sest ma pidin potitama soomlaste päris suurt seltskonda, neid oli kokku 24 ajakirjaniku ja üks Soome ansambel seal sees. Sinu tööülesanne oli siis hoolitseda selle eest, et nad oleksid õigel ajal õiges kohas, õigel ajal õiges konditsioonis. Ja bändi osakond oleks ka laval õigel ajal. Just nimelt. Ja jääks ellu ja kedagi, nõukogude ajal pidi vaatama, nendel meeldis ju kopikate eest sai siin ennast ju täiesti oimetuks juua, et nad kusagile ripakile ei jää ja keegi neid tühjaks ei tee ja nii edasi. Ja selle hoolitsuse eest siis üks Soome festivali korraldaja kutsus enda juurde. Ja siis ma olin järgmised 3 aastat suviti. Siis aitasin tal seda festivali teha, sest tal oli ka 4-keelset inimest vaja parasjagu. Ta üritas Soomes siis korraldada analoogset festivali nagu Eestis Rock-Summer. Tal oligi ja see oli küll väiksem. See oli Mikkeli linnas Dinosaur Rock. Ja sealt 91. siis tuli ju meil vabadus, siis hakkasid ju kohe kommertsraadiojaamad tekkima meil. Ja Eesti raadios olid sel hetkel suhteliselt niuka apuhooaeg. Ehk siis palgad olid jäänud selliseks, nagu nad olid. Sellega nagu elus ei oleks püsinud mitte mingi nipiga. Ja üks tuttav lubas mind, ma oleks telesse ääre pealt sattunud sealt. Ma pidingi küsima, et kas sind telesse ei ole tahetud võrgutada? No seal oligi see rida, et napilt oleks telesse pääsenud ja jälle tutvuste kaudu. Ja juba oli kokku räägitud, et EVTV-sse saab. See oli, mis kanali eelkäijad oli, mäletagi enam. Kui ütlen, siis valetan, äkki oli TV3, aga ei ma võis olla küll. No ühesõnaga, ja kõik oli kokku räägitud juba, et nii, tuled jutuajamisele ja paneme paberile käe alla, lähen koha peale, juba võeti tööle kellegi sugulane sinna. Ja sellega lõppes ja siis oli mõni aeg oli freelancer nii-öelda õhtujuhtimist ja diskode tegemist. Leivas püsis, aga nagu pikas perspektiivis nagu ma ei näinud seda, et see oleks nagu nüüd ainuke tulevik, et lajatada kuni pensionipõlveni välja, kui on mingid diskosid teha kuskil. Ja kas siis hakkas kuidagi idanema ikkagi see suund, et oleks vaja raadiomikrofoni taha saada või tõi elu sind sinna kuidagi nii, et see asi aset leidis? No, kuna ma Makaroviga olin seotud olnud läbi Rock-Summeri juba eelnevalt ja Jüri Makarov hakkas ju tegema oma nii-öelda seda meediafirmat, mis algas tegelikult ju Top raadioga. Pirital, jah. Ja Vigla ju vedas seda ja Ivar Vigla oligi see, kellega mul oli Eesti raadios kokkupuuteid enne olnud ja Vigla võttis ühendust, et mis teed? Et tee väike proovisaade, et salvesta valmis, et vaatame, et kas sobid. Ja sealt sattusin ma nii-öelda eetri, argipäeviti 2 tundi eetrit tegema ja sujuvalt kuidagi kogu selle raadio nii-öelda fonoteeki arendama ja pidama. Ja sealt algas tegelikult kuni raadiomaaniani siis sinu töö raadios erinevate jaamadega. Me rääkisime siin mõne päeva eest, et sa oled ju tegelikult olnud seotud ka Sky raadio, Sky Plussiga. Ja kogu Sky algus on ju tegelikult minu tehtud. Mida sa Sky raadios tegid? No Sky raadio üldse, kogu see raadioasja püsti panemine oli ju, seal oli 3 meest, üks oli mina. Ehk siis kogu programmi pool ja nii-öelda see raadio enda struktuuririda, see oli kõik ju minu know-how. Ja esimene oli siis venekeelne Sky, sellepärast, et selle koha peal oli turul oli auk.
sel hetkel ja mõtlesime, et teeme selle, et me saame nagu finantsiliselt väikese järje peale juba, et ja alles läks päris tükk aega enne, kui Sky Plussini jõudsime välja. No elu keerdkäigud, nii nagu ta ikka käib ja vaata, kus raha natuke liigub, et siis tekib seal igasuguseid komplikatsioone. Eriti kui omal ajal kokkulepetest kinni ei peetaga, et ma lihtsalt kergitasin mingi hetk kaabut ja seda enam, et mulle tehti ettepanek Ukrainasse minna üldse. Sa läksid Ukrainasse Kiievisse teadmisega üleüldse sinna kanda kinnitada püsivamalt või oli see mingisugune projekt, mida sa hakkasid see oli vedama? Esialgu küll, no põhimõtteliselt pikem plaan oli ikkagi, et läheb sinna firmat tegema, mis jääb sinna ja hakkab toimetama seal. Et sa olid valmis päris püsivalt Ukrainasse elama asuma? Ei, seda juttu ei olnud ikkagi. Et ikkagi eest vedama seda projekti, tegemist me rääkisime sellest, oli muusikafestivaliga, saan ma õigesti arvu, et see festival võis olla võrreldav meie Rock Summeriga hiilgeaegadel? No iseenesest oligi. Kas see Ukraina festival oli siis peale Eesti Rock Summeri 90ndate algusaegu või oli ta enne seda ajatelje peale? No see oli ikka peale seda. Peale Rock Summerit, jah. Sest oli 99, kui ta toimus. Juba 10 aastat hiljem, kui need kõige suuremad Rock Summerid olid, eks. No ja kuidas siis läks? Mis teil plaanis oli? Võib-olla küsime kõigepealt, mis teil plaanis oli ja siis räägime, kuidas siis läks. Plaanis oli ju tegelikult ikkagi Ukrainasse selline muusikamanagement panna püsti. Nii nagu siin oli BDG omal ajal, eks siis. Ja läks nagu iga asjaga, eks siis suhteliselt raske on minna kohta, kus sul ei ole mitte mingit pidamist ees, eks ole. Mis teie missioon oli? Te tahtsite korraldama hakata muusikafestivali? Mitte festivali, vaid üldse muusikaüritusi, erinevaid bände ja asju. Erinevas suuruses muusikaüritusi, kontsertkorraldusorganisatsioon püsti panna. Täpselt niimoodi. No nii. Ja alguses oligi jutt, et alustame ikkagi väikselt, aga mingil hetkel tuli investoritelt ja nii-öelda siinpoolsetelt suurtelt organisaatoritelt tuli käsk, et ei, nüüd hakkame festivali tegema. No mis festivalist me räägime? Kes sinna festivalile oleks esinema tulnud näiteks, mõned nimed? Peaesineja oli Metallica näiteks, kes ei olnud mitte kunagi Ukrainas käinud seal. Sellise kaliibriga festival? No iseenesest jah, ehk siis tegelikult, kui võtta ja võrrelda nüüd Rock Summeriga, siis see oli veel vingem. Ehk sellist esinejat Rock Summerile ei näinud keegi. Ja potentsiaalis ju mõte ei tundu halb Ukrainas, kui palju on inimesi ja kui palju meil siin Eestis on? Palju on üksi Kiievis inimesi. Rääkides kas või sellest juba ainuüksi. Ehk siis Kiiev oli ikka mitu korda oma elanikkonnaga üle kogu Eesti. No hästi, aga kuidas siis oli Ukrainas festivali korraldada? Kõik läks ilmselt libedalt, muud kui kirjutad avaldusi ja vastused tulevad. Kas aus olema või peab ilustama nüüd? Noh, võib ju ikka oma mälestustes aus olla. Tegelikult nagu väga ei taha ausalt öeldes peendustesse minna, aga noh, nagu me teame, tagantjärgi on siin juttu ju palju olnud, et kogu Ukraina vähemalt sel ajal, noh, praegune aeg on hoopis teine situatsioon, sellest ei saa üldse rääkida, aga sel ajal ei liikunud üks käsi ilma altkäemaksuta. No vist kogu idablokis oli see... No see on jah, ma arvan, et see on siiamaani säilinud, see pole kuhugile kadunud ka. Aga te saite nendes küsimustes siis kokkulepped saavutatud, ütleme siis nii. Ja raha läks jälle palju. Võid sa suurusjärku öelda, kui palju selle festivali korraldamine või raha nõuda? Parem mitte. Ei, ja seda ausalt öeldes lõpuni ausalt ei hakanud peale raamatupidaja, ilmselt ei teagi lõppsummat. Aga need, kes olid kohal muidugi, need inimesed nutsid ausalt, sest nad ei uskunud, et tegemist on ikkagi originaalmetallikaga. Mitte tribüütbändiga. Ja sellepärast, et enne seda oli ju ukrainlasi oli nii palju petetud erinevate igasuguste nende nii-öelda maailma nimedega.
seal koha peal ju räägiti ka, kuidas mingi tüüp oli müünud ju, ma ei tea, 10 000 Michael Jacksoni kontserdipileteid ja siis oli järsku ära kadunud. Ja siis kui hakati küsima Jacksoni managemendi käest, et no, et millal siis või kuidas selle kontserdiga siis jääb nüüd. Need ei olnud kuulnudki, et neil peaks olema üldse midagi sellist. Michael Jackson ei teadnud, et ta peaks Ukrainasse tulema lähiajal. Ei. Ja seal oli analoogseid selliseid petuskeeme oli pidevalt. Siis oli ilmselt Eestisse tagasi tulek. Jep. Kuidas Eestis sinu jaoks edasi läks? Ma arvan, et valdav enamus seostab sind ikkagi Eestis tänaseni raadiomaaniaga. Kuidas sa selleni jõudsid? Kas sellest Ukraina üritusest kuni raadiomaaniani jääb veel tükk maad minna? Muuseas mitte väga pikalt. Sellepärast, et mis ma sain võib-olla alla aasta sain niisama sügada ja tuulutada ja siis võttis minuga ühendust vana kolleeg Top raadioaegadest. Toomas Ross, kes oli jõudnud Lavraadiosse Top raadiost mingil ajal. Ja Lavraadiost olid nad teinud V6 vahetult enne seda. Ehk siis Rocki raadio. Ja selle V6 loomise juures sina ei olnud? Päris esimeste, jah, päris alguse juures ei olnud. Aga siis sattusid sa Rossi kaudu sinna ja aitasid seda V6 pisut reformida, saan ma õigesti aru? Mind jah võeti sinna programmijuhiks ja no õnnestus esimese paari kuuga õnnestus selle raadiojaama kuulatavus 16-kordseks teha. Jah, isegi kergitasin kulmuga, kui need andmed tulid. Aga ometi see V6, kui ma õigesti mäletan, tegutses teisel sagedusel kui Maania. Ja loomulikult. Ja tal oli sagedusi palju üle Eesti. Ja ta ikkagi leidis oma lõpu, nii et V6 päris raadiomaaniaga ühte patta panna ei saa. No selleks peab nüüd ära seletama kuidagi kiirkorras, mismoodi see V6 lõpp oli, ehk siis tulid nurga tagant pintsakus lätlased ja kallis ülikonnas. Ja kuna V6 kuulus vanapaarile Vodlingerid Ameerika Ühendriikidest, kes kutsuti kohale ja kellega siis lätlased suhtlesid ja lätlased müüsid oma projekti neile maha. Ja projekt oli see, et nad teevad üle Baltikumi, teevad raadioketi ja sealt hakkab pappi tulema niimoodi, et sa ei jõua kühveldada seda kokku. Et see on kõlab hästi. Jep. Ja siis võeti kätte ja lasti nii-öelda kogu V6 seltskond lasti lahti lihtsalt. No neil oli ilmselt plaan asendada kogu koosseis hästi, seda võib ju teha. Ja loomulikult, et programm olekski olnud keskne programm, mis oleks tulnud kusagilt siis kas Lätist, Leedust, ma ei tea, kus pangana kohast, Lätist ilmselt, mis oleks siis läinud laiali igale poole. Aga neil ei õnnestunud see? Ei, no nad unustasid ühe pisikse asja ära, et Eestis on teatud seadused, kui sul on raadiosagedus eraldatud, sa pead nendest nõudmistest kinni pidama. Teatud protsent, mis peab eetris olema sul uudiseid, teatud protsent, mis peab olema sõnalist osa, teatud protsent, mis peab olema Eesti muusikat, kohalikku muusikat ja üldse nii-öelda programmi. Nad panid sinna mingisuguse täiesti suvalise muusika käima nii-öelda taustaks, kui meid kõiki lahti lasti. Ja arvasid, et sellest piisab. Aga ega siis teised raadiojaamad, siis raadioturul käib meeletu rebimine. Ja kui nähakse, et keegi on seaduse vastu astunud ja on võimalik ta külili lükata ja need sagedused endale saada, seda ka tehakse. Ja nende peale kaevati, nende raadioluba võeti, sagedusluba võeti ära. Ja vanapaar jäi kõigest ilma. Sentigi ei saanud. No vanapaar ilmselt ei olnud kompetentne sellel maastikul, et nad lihtsalt tõmmati sellesse avantüüri. Tõmmati orki lihtsalt ja need sagedused jagati teiste raadiote vahel, kes siis andsid oma avaldused, jagati see kõik ära. No hästi, ja jälle me jõuame sinna punkti, et ka selle mikrofoni juurest tuli sul kõrvale astuda, mingil hetkel pidi hakkama koitma kusagilt nurga tagant raadiomaania. No kui V6 lõpetasime pidulikult Dekoltee klubis ära, mis oli mega üritus,
see järjekord oli mingisugune, et sellele üritusele saada see oli nagu rongkäik oli, kõik ootsid, et saaks sisse. Siis peale seda läks 2 kuud või 3 kuud. Kui kogemata õnnestus teada saada, et sagedust endale saada lühikese ajaga ei ole mitte mingit võimalust ja üldse omale sagedust saada Eestis nii-öelda on omaette tegevus, sellest peab eraldi saate tegema, et ära seletada, mismoodi see süsteem käib, see sageduste saamine. Aga kõige kiirem versioon oli see, et Sky Medial oli Ripakil Raadio Eesti sagedus, ehk seesama 88,8, mis lihtsalt tiksus oma ette ja tegi miinust neile. Midagi sealt ometi edastati, aga see võib-olla kõige sisukam programm. Muusika käis ja uudised lasti vahele, nii et ühesõnaga kõik oli nagu, juriidiliselt oli kõik kaetud, aga see ei tootnud midagi. Ja keegi kuulanud ka seda. Ja kuidas see info või see pakkumine sinuni jõudis? Läksin uurima asja ja küsima ja öeldi, et oi, hind on selline ja tingimused on sellised ja hakka tegema. Ja tegid? No ja sealt saigi tegema hakatud ja esialgu isegi alustasime nii-öelda Sky Media enda ruumides isegi esialgu. Sa tegid 15 aastat seda raadiot umbes, võib-olla isegi rohkem. 16, täpselt mäletagi. See oli ju tegelikult ikkagi Eesti mõistes niširaadio, võib nii öelda, roki raadio Eestis, roki kuulatavus pigem vist asetub niši valdkonda. Seda küll, jah. Kuidas sa tagasi vaadates hindad selle projekti kasumlikkust? Kui jätta emotsioonid kõrvale, kui vaadata puht pragmaatiliselt numbritele otsa? Räme hunnik pappi on peale makstud sellele, et inimestel roki raadio oli. Siis ma ei hakka seda numbrit välja ütlema, aga see on väga suur. Et kui kellelgi tekiks idee omal käel üks roki raadio püsti panna, sa... Ei kui tal on pidev rahavool peale kusagilt niimoodi, et kipub pappi üle jääma, siis anna minna. See on täpselt see, mida ma tegingi põhimõtteliselt, aga mul ei jäänud üle väga. Ütleme teiste tegevustega sa lihtsalt hoidsid siis seda raadiot vee peal? Jah, seda küll. Midagi tilkus ikkagi nii-öelda raadioreklaamist ka, aga raadioreklaami hulk Eestimaal, kuna me oleme nii väiksed, siis on see rebimine sellel maastikul, küll algusaegadel ei olnud interneti osakaal nii suur ja see on ju järjest suurenenud, see tähendab ka raadioreklaami osakaal üldse reklaamis. Eestis on kukkunud ja järjest kukubki rohkem. Eriti praegu, kui me võib-olla räägime juba internetiraadiote pealetungist ja räägime Spotify'st ja ma ei tea, mis kõigest YouTube'ist, et kui perspektiivne see raadioreklaam üldse nagu FM sageduse tasandil on? Nii kaua kui seda veel, nii kaua kui raadiot üldse kuulataksegi, eks ole, nagu raadiona. Aga see on kinni ainult sellest, et kas on raadios, vaata muusikat kuuleb igalt poolt, eks ole, ja muusika, need laulud on ikka ühesugused, kas sa võtad selle Spotify'st või kuuled seda raadio nii-öelda FM-i pealt, laul jääb samaks. Aga ainukene, mis teeb selle eriliseks on see, et kas on eetris saatejuhid, kellel on midagi pakkuda raadiokuulajale. Ja paraku jääb ka neid järjest vähemaks. Cool. Selles mõttes on raadiomaaniast minul isiklikult väga kahju, et ta on muutunud võib-olla sellisemaks viisakamaks, aga sinuaegne maania, ta ei kanna küll enam seda nime, aga sinuaegne raadiomaania oli kuidagi selline personaalne, selline kammerlik, selline kõige paremas mõttes ühe mehe raadio, keda oli kuidagi soe ja mõnus kuulata. Ma saan aru, et see võib-olla ongi luksustoode ja seda vee peal hoida oma enda rahadega tegelikult ei olegi võimalik. Või kui on võimalik, siis sul peab seda raha pealevoolu kusagilt paremalt või vasakult tulema väga suurtes kogustes. No mitte jah nüüd väga suurtes kogustes, aga ikkagi suur, jah, seal ei ole jah mõtet võib-olla neid numbreid hakata, sest need numbrid on ju muutunud ajas, eks ole. Ja numbrite väärtus ajas, kui me vaatame 10-20 aastat tagasi juba muutub.
Raadiomaania siiski sai sinu jaoks läbi. Kuidas see juhtus? No 2 nädalat ette anti teada, et nüüd rendilepingut ei pikendata ja vaata ise, kuidas hakkama saad ka. 2 nädalat? Jah. Kas sa ise tunned, et sa olid äkki liiga usaldav, kui sa seda lepingut nendega sõlmisid? Vaata siis ei olnud, kuna oli vaja ja kiirelt oli vaja, siis sa teatud mõttes oli sul ikkagi, kui selg oli vastu seina, ega sul sealt midagi köhida palju ei olnud. Kui sul öeldi, et sellised on nõudmised ja tegid orliivid, siis võtad, sest see oli ainukene. Muidu ei oleks üldse meil Rocki raadiot edasi läinud. Aga võib öelda, et tegelikult see oli sinu elutöö, kui sa tegid seda sedavõrd kaua aega ja sedavõrd sellise hinnaga. No see oligi elutöö, ma ütleks, see oligi minu elu, no. See oligi eluviis kui selline. Ja sellest sa jäid 2 nädalas ette teatamisega ilma? Põhimõtteliselt küll, jah. See oli aasta lõpp, me rääkisime sellest paar päeva tagasi. See oli ka, jah, no mingi november või mingi selline ka. Jõulude aeg hakkas tulema? No ilmselt seal oligi kalkuleeritud, et nad uued tegijad saavad kohe nii-öelda jõulurahasid, hakkavad kohe vastu võtma. Mida iganes. Millised jõulud need sinu jaoks tulid? See on nagu aeg, mida ausalt öeldes ei taha isegi meenutada, sellepärast, et ma ei tea. Kuidagi ma olen selle ise välja blokkinud tagant järele, et selle aja, et mitte masendus langeda. Me ei pea sellel teemal pikemalt peatuma, aga ma mäletan seda aega. Sa salenesid oma jagu sellel perioodil ja sinu elus oli nii mõnigi raskuspunkt veel. Kas enam-vähem ajateljel võib öelda, et ka siis lõppes Rock Cafe enam-vähem sellel perioodil, võib-olla ka Rockstop enam-vähem sellel perioodil? Ja Rock Cafe lõppes natuke enne. Isegi, aga no siiski, sellest ei ole kaua aega möödas, kui Raadiomaania lõppes. No Rockstopiga oli, ehk siis Rocki restoraniga Rockstop, oli selge, et seda sai 2 aastat peetud. Ja kui sa ikkagi oskad kas või sõrmede peal arvutada, siis saad aru, et ilma turisti osaluseta sellist kohta üleval ei pea. Sellepärast, et suvekuudel kohalik klient, nii kui esimene grilli selline nii-öelda päev saabub kevadel, nii on Tallinna rokimees on lihahunnikuga kuskil põõsa all ja rohkem seda Tallinna linna sees ei näe enne kui sügisel. Mis iseenesest on ju tore, aga pubipidaja seisukohalt päris kole. Ja nii ta oligi, et ühesõnaga kõik see, mis sai teenitud, ka väike tagavaraga, mis sai teenitud, see sai suvekuudel lihtsalt üüriks, mis ei olnud üldse väike, see lihtsalt ära antud. Nii et kui 2 aastat sai peetud seda ja lõin plussid, miinused, debetid ja krediitid lõin kokku, et vaatasin, et kurat, kõik on raha saanud peale minuga. Aitab küll. Aga sa elasid selle aja üle? Ma ei tea, kuidagi on õnnestunud ja siiamaani veel elus olla, ma ei tea, isegi see on suur küsimusmärk. Ja sellest ajast pidi ju toimuma mingisugune totaalne muutumine. Kui palju aega läks mööda, et sa jõudsid selle klubi 300-ni Vene tänaval? No see oli puht juhus tegelikult. See oli puht juhus. Sest jälle, ülemineku perioodil jälle ürituste korraldamine, diskode tegemine muuseas, mõtlesin välja täiesti uue toote iseenda näo järgi, ehk siis nii-öelda tantsu diskode tegemisel, ehk siis väga popp on ju retrodisko oli, mingil hetkel tuli. Ma panin sinna rocki juurde ja sai retrock diskoga ja mida oli ka vaja, tuleb välja. See Kuku-klubid ja igal pool mujal ka. Ega see tänaseni ei käi episoodiliselt? Enam ei tee. Millal viimane oli? Las ma mõtlen.
ma arvan, et see oli mingi 2 aastat tagasi või 1,5 või kuskil niimoodi. Siiski mitte kõige kauem. Aga täna sa oled jäänud tegema Rockipubi, sa teed Gunnar Grapsi mälestuskontserti. American Beauty Car Show'd ja tegelikult no, veel ka mõningaid. Need on kindlad asjad sellised. Veel ka mõningaid võib-olla eraüritusi, õhtujuhtimist. Ma olen üritanud neid eraüritusi natukene eemal hoida. Piirata neid. Ehk siis on tahetud tuleb olma tegema. Ei tule. Mina mäletan sind ikkagi ka motoüritust, et sa oled Jõgeva treffi teinud 6 aastat ja viimastel aastatel ei ole juhtunud sinna õhtut juhtima. Jõgeva treffi ei. Aga mõnda muud motoüritust. Aga enne seda ju sai ju megakogus aastaid sai tehtud hooaja avamist Tallinnas, tsikli hooaja avamisi. Oled sa ise nagu ennast tagasi tõmmanud või kuidagi seda energiat tuleb jaotada nii, et sa jõuaksid enda asjad aetud? Tegelikult on nii ja naa. Eks siis tsikliüritustega oli selge, et kuna eelarved läksid nii suureks, siis korraldajad hakkasid otsima odavamaid variante. Soodsamaid ürituse eestvedajaid. Jaa, eks siis enda seast. Ja läksid selles mõttes kvaliteediga, läksid kompromissile ja tsiklimehed on sellised suht tolerantsed kõige suhtes. Meiegi tegelikult ju sinuga algselt saime lähemalt tuttavaks läbi motonduse, siis sellest on võib-olla juba tänaseks äkki 20 aastat, kui sul oli veel raadiomaania, kui mina sinu juures käisin stuudios reklaamijuttu rääkimas. Ja load.ee muus need klipidki on alles veel. Kusjuures minulgi on, ma olen huvi pärast kuulanud veel päris hiljuti ja väga ägedad klipid said ja väga hästi toona töötas ka raadioreklaam. Toona sul veel enda tsikliluba ei olnud, mingil hetkel sa otsustasid tsikliluvad ära teha, siis sa sattusid ka sinna minu juurde load.ee-sse, mis mind tegelikult pani mõnes mõttes ka imestama, et sinusugusel mehel veel ei olnud tsikliluba. Olid. Mulle tundub, et sa oled selline petrolhead, kellel kindla peal on ammu ilma tsikliluad. Mul olid ja. Mis siis sai? Mul oli, kui ma ütlen sulle aastanumbriga, tugevalt istud tooli peal. Ma hoian kinni. 1978 sain ma oma tsikliload. Mind polnud sündinudki. Jänese jaavaga eksamit tehtud Kadriorus. No nii, aga mis teist lubadest sai siis? Kes need nii oskas ära võtta, et need enam üldse olemaski pole olnud? Need jäid kuhugile niimoodi ribakile, et ma ei leidnud üles neid sel ajal, kui öeldi, et minge vahetage ringi. Too moment. Et veneaegsed load saate ringi vahetada normaalsete Eesti Vabariigi omade jaoks. Seda ma mõtlen. Ja kuidagi ja vaata sel hetkel mul ei olnud tsiklit ja see ei olnud nagu primaarne. Mul oli, ja tööd oli mul niimoodi, et mul oli kõiki muid asju. Maa ja ilm. See oli top raadio ajal, ma mäletan. See oli täpselt top raadio ajal, kui mul oli vahepeal 6 erinevat töökohta paralleelselt. Tsiklisõidust väga ei jõudnud unistada tol momendil. Katsu olla ka, et tsiklisõidust. Sellepärast ma ei mäletagi, et kui sa tulid neid tsiklilube tegema, et sind väga palju oleks pidanud kuidagi õpetama või selgitama neid asju, et see sinu jaoks oli pigem nagu vormistamise küsimus ja läks vist päris libedalt, kui ma õigesti mäletan. Esimese korraga kõik. Absoluutselt. Nagu teooriad sõidud kõik esimese korraga load käes. Aga oluline oli just see, et kuule, kui sa olid enne seda veneaegsete nende jubedustega end sõitnud ja siis järsku on sul all on hoopis midagi muud, eks ole, kus on nupust käivitus, mitte vändast alustame sellest. Ja kui ikkagi keerad gaasi peale, et siis tõmbab ikka põse selja taha, aga mitte nii, et võtad lehe kätte ja jõuad surmakuulutusteni, siis näe, nüüd ikka on mingi kiirus ka tulnud ka. Aga tegid ära ja sõidad praegu ka. Mis ratas sul on? Siin on üks logo, selline tiibadega. Harikas jah, aga mitte see kõige uuem, aga 2005. Klassika, Road King. Road King, jah. Absoluutselt. No ma ei ole nii pisikene, saad aru, need kõige pisemad nagu natuke naljaks on vaadata, kui suurem asi on nagu väikse ratta peal. Nii et sina oled ka seda meelt, et
Kruiser või chopper on parem kui Bike. Ma lugesin ükskord biker.ee foorumis ja seal oli pikk diskussioon, keegi tõbras oli sellise küsimuse püstitanud ja kujutad ette, kuidas ta sai puid alla. No aga loomulikult saab ka, sest küsimus on täiesti valega, et on olemas inimesed, kellel meeldibki kiiresti sõita ja teavad, kus kohas sõita ja käivadki sõitmas Pärnu ringraja peal, ma tean väga paljusid tuttavaid, kes käivadki seal ja selle jaoks omavadki Bike'i, et väga kiiresti sõita. Aga need mehed kallutavad põlve maha ka ringraja peal. No, aga loomulikult. Neil on need oskused olemas, mitte sirge peal 250 keerata. Ja siis kasti sõita ennast tuima näoga. Nendest Tallinna linna vahel sõitjatest, kes ostavad Bike'i omale, ma ei ole kunagi aru saanud. Ja ilmselt ei hakkagi aru saama, miks sa pead sõitma tagumik peast kõrgemal 25 kilomeetrit tunnis. Mis nauding see on oma ette. Aga chopper jah, ega ma ka linna vahel ei sõida, aga linnas sõita. Vahepeal mõningaid sõita jah, nii-öelda tööle ja tagasi. Aga siis ma vaatasin see hääl vanalinna tänavate vahel. See mõjub nagu väikse sõjana, kui sa teda käivitad ja koha pealt ära läheb. Too võib-olla vaenlasi juurde naabrite seas. No ütleme siis nende inimeste seas, kellel meeldivad tsiklid, need vaatasid huviga, aga suurem osa vaatasid, millal sa ära kaotsid, et saaks telefoniga edasi rääkida, sest ei kuulega. Kuule, aga tsiklitel on ju ometi tasuta parkimine vanalinnas. Mõtle, kui hea sul on hea tööl käia, paned tsikli oma pubi ette sinna. Võin sul saladuskatte all öelda, et mul on niikuinii tasuta ka autoparkimine ette nähtud. Seoses sellega, et sul pubi seal on? Et mul on jah, paar seal koha peal. Noh, jah, need on privileegid, mida saavad pubiomanikud endale lubada. Tsiklimehed on avastanud ka endale tasapisi, et saab sinna... Minu meelest tsiklimehed sobiksid sinu paari väga hästi, nii et arvestades seda, et seal on tasuta parkimine, on vana linn, on maailma äkki UNESCO pärandisse kuuluv piirkond, tasuks külastada. Suviti nad ikka külastavad ka päris tihti. Isegi on seal tsikleid ees ka olnud, aga muidugi mitte nii massiliselt, kuna ajad on jälle muutunud vahepeal, ehk siis kui vana legendaarne Bikers pubi oli, kus kõik tsiklimehed käisid. Millest on erakordselt kahju, et see koht kinni läks, aga mis teha? No jah, aga ajad on muutunud tänu sellele, et nüüd on meil 1001 tsikliklubi, kellel on oma tsiklimajad ja klubihooned, kus on tunduvalt odavam nädalalõppe veeta tsiklimeestel. Sina ei ole klubisse kuulunud kunagi või ei kuulu? Põhimõtteliselt ei tahtnud kuuluda, sellepärast, et ma kuulusin igasse klubisse, nii öelda. Sind võeti seal avasüli vastu nii öelda? Ma olen siiamaani igale poole vastu nii öelda teretulnud, et sest kõigis neist klubides on vanu tuttavaid. Aga sellist nii öelda 3 tilka verd ühele klubile sa ei ole andnud ega ei ole tahtnud seda teha? Ei ole jah. Oled jäänud sõltumatuks, suhtled kõigiga hästi? Sest tänapäeva klubinduses on väga palju on selliseid kohustusi, mida ma lihtsalt ei saagi. Füüsiliselt ei ole võimalik mul täita, kuna mu elustiil on selline, et ma ei saa seda teha. Sõitmas jõuad käia? Eelmine suvi peab ütlema... Võrratu ilmaga suvi? Tervelt kõik see 3 nädalat, mis meil suve oli, eelmine suvi, olin ma tööl. Nii et seekord sedasi. Ülevaatusel jõudsid käia? Jah, see oligi see... See oligi see sõit? See oli üks pikemaid sõita ja ülevaatusele ja tagasi. Seda küll. Aga see on nagu ainuke suvi olnud, kus ma olen tõesti ka ja peab nüüd häbenema selle koha pealt, et ei jõudnud ausalt öeldes küll suurt midagi kuskil käia. Aga kui lappame mõne suve tagasi, kui on olnud ilusamad ilmad, lubad endale mõnikord prouaga käia Haapsalus jäätist söömast tsikliga? Või midagi muud säärast? Ja ikka. Haapsalut, Pärnut. Aga see on nüüd ära jäänud, et ma ükskõik mis ilmaga lähen. See nagu ei sügele, et aitab küll sellest. No see on ammu ära tõestatud, et lumes saab sõita tsikliga, ma tean. Seal ei ole mitte midagi nauditavat, sõbrad. See, et tõestate endale, et ma on nii kõva mees, et ma kogu aeg sõidan ja olgu jää või ükskõik mis, kui bussnuge ülevalt tuleb. Mingi hetk sa saad sellest üle. Ja sulle jääb see, et
sa tahad tõeliselt nautida, siis nautida, mitte seda, et see on sul mingi survival trip, et näidata, et sa oled nii kõva vanamees. Ja sulle jäävad terved põlved, kui sa ei sõida lume seest tsikliga, kus tuul läbi ei tõmba. No tänapäeval õnneks on riided sellised, et noh, enam ei pea seda nüüd nii hirmsasti kartma, aga jah, need, kes arvavad, et jaheda ilmaga võib rahulikult õhukese teksaga kärutada ringiga, no ma tahan teid 50 näha. 2 kepiga kõndimas ka. Sa ise kannad varustust, kui sa sõidad? Kui väljas on 30 kraadi sooja, no siis ma ei pane mingisuguseid neid miljoni kaitsmega riideid küll selga, aga mul on ka suve selline varustus olemas. Absoluutselt õige. Kas tsikli üritustele jõuad või on nendest juba omajagu saanud, sa oled neid juhtinud ja praegu külastajana, kuidas sa sind kõnetaks? Minu jaoks ongi see, et tsikli üritusele minek, kuna ma olen aastakümneid teinud, siis millegipärast kuidagi psühholoogiliselt mõjub see mulle, et kurat, ma olen tööl jälle. Võtad pigem hetk enda jaoks või lähed prouaga kuhugi tripile? Ma varem lähen kuhugile mujale, et ja see eeldab muidugi seda, et sa näed jälle selliseid sõpru, kes kõik tahavad suga kokku lüüa. Võtta, see on ka kuidagi mööda saanud, et ka tsikli üritus, tõmbame kärsad viltu omale. Ei innusta. Mõnikord pitsi lubad endale? Ei, seda ikka. Ma pitsi sülitanud ei ole kunagi, kuigi osad arvavad, et ma olen nii-öelda täiskarsklanne. Ma olen, kuidas ma ütlen, kvantiteedi kvaliteedi vastu vahetanud. Ja väga hea kvaliteedi vastu. Ürituste puhul võib-olla ka kvantiteedi kvaliteedi vastu vahetanud, sa teed ise American Beauty't endiselt edasi. Kuigi seal Haapsalu car show'l mingisugune vangerdus vist oli ülesehituses. Struktuuri muudatus jah, tänu sellele, et finantsolukord, nii-öelda kogu Eesti finantsolukord on muutunud väga kardinaalselt viimasel ajal. Ja siis jah, nüüd on ta ju 3-päevaselt kahanenud 2-päevaseks ja ta ei ole nüüd enam näitus, ta on kokkutulek. 2-päevane üritus siiski ei ole ka sugugi paha. Ja ikkagi on säilinud ka see kiirendusvõistluse osakond ja lihtsalt see esimene päev, see mis reeglina oli selline hard rocki päev, et see on nüüd nagu ära kadunud. Aga mis vahe seal siis tavavaataja jaoks oleks, et kui ta ei ole enam näituste show, seal ju siiski Ameerika autod tulevad kokku? Jaa, seda küll, aga enne seda sai toodud ju Skandinaaviast, Euroopast näitusautosid tellitud raha eest, näitusautosid ja toodud sinna seal miljoneid maksvaid autosid. Mis on sellised, kuhu sa lähed CD-sussides sisse istuma valgete kinnastega, mida... Ja see ei ole mitte nali, muuses nii oligi. Ma olen näinud neid valgeid susse, viltsusse selles näitusautos, mille hind ausalt öeldes ma isegi ei julge praegu öelda, aga see oli ikka seal oli 6-0. Julgesite publikut sinna auto lähedale lasta? Ei no, aga seal oli turvad ja asjad olid ümberringi ja muuses American Beauty'l alati on väga korralikult inimesed käitunud. Sa sõidad Ameerika tsikliga, sa teed Ameerika autode üritus, sõidad sa ise Ameerika autoga ka? Mul on alati olnud, jah. See on kuidagi niimoodi juhtunud, et sind sinna poole masinapargi mõttes tõmbab. Mis värk sellega on? Muuseas, enne seda, kui American Beauty't esimest üle 20 aasta tagasi sai tehtud, oli mul ameeriklane olemas. Võib-olla see oligi üks põhjus ka, mille pärast mul omal ajal pakuti seda, et kas sa tuled kampa või ei tule. No võib-olla küll. Ma ei tea, et minu jaoks on nagu olnud alati see, et Ameerikas omal ajal tehti autosid, Jaapanis, Euroopas valdavas enamuses, ma ei ütle, et kõik, aga valdav enamus olid liiklusvahendid, paluks mitte segamini ajada. Ja sellest on see Ameerika autode nagu huvi jäänud ka, sest
no põhjus on ka teada, Ameerikas Ameerika autod pidid olema sul ka elutoa eest põhimõtteliselt. Mis sa ütled nendele, kes ütlevad, et tead Ameerika autod ja Ameerika tsiklid, nende kvaliteet ja hooldus ja hoida ei kujuta ette. On siis asi nii hull või on sul teistsugune kogemus? Oota, kui Ameerika autol mingi asi läheb untsu, need uuematest ma räägin nüüd vanematest. Vähemalt 25-30 aastat vanadest. Kui sa vahetasid ühe jupi ära, oma elu aja jooksul sa rohkem seda jupi ei pidanud vahetama. Sellepärast, et see asi, mis jaapanlasel on sellise jämedusega, siis ameeriklasel on sellise jämedusega. Ma ei tea, millest me räägime. Ükskõik mis metalljupp, noh, ma mõtlen selline, siis just selle mehaanilise poole peal. Kas Harlid oled pidanud palju remontima või on ratas, mis kestab? See on ka selline küsimus, mis paljusid nagu kuidagi küsitab. Oota, kuna mina ostsin ta juba kasutatuna. Vaata, seal sa ei tea mitte kunagi, palju sul ja mida on vaja vahetada ja mis seal mingil hetkel. See on see, mille pärast ma ülipikkadele tripidele ei ole sellega ka läinud. Sest ma ei tea, mis võib juhtuda. Kui oleks ma uuena ta võtnud, siis ma teaks täpselt, et õli oled vahetanud, ei, hooldused loomulikult iga-aastased, see on selge. Ja seni pole sind alt vedanud, läheb nupust käima nii nagu ikka. No alguses ma sain korra vastu näppe küll. Mis juhtus? Sai mindud Lätti kohe ja tagasi tulin Lätist teise käiguga. Käigukast läks? Jah, õigemini siis, kuidas ma ütlen, see pedaaliga vahetad ju kõik. Ja see pedaal, mis siis on, ühesõnaga see osa, mis läheb käigukasti sisse, mille küljes see pedaal on, see murdus kasti seest ära. No seda 10 küünega tee ääres korda ei tee. Seda ei tea mitte millega. See ei ole võib-olla suur viga, aga sa teed seda ikkagi töövahenditega, mitte küüntega. Ei, no see eeldaski ikkagi käigukasti lahti võtmist üleni, aga uue jupi leidmist või siis selle keevitamist tuli välja, et seda oligi keevitatud. Ja ta läks keevise koha pealt? Jep. No mõistagi, jah. No, ja selle peale nagu keegi, aga tulla teise käiguga Lätist Tallinna. Kiirusel siis 40 kilomeetrit tunnis. No maks 50 jah, sellepärast, et muidu oleks mootori kinni jooksutanud ka. Jõudsin Pärnusse, seal pidi ööpäeva või öö veetma rahulikult ja närvi puhkama, sellepärast, et... Ja kõrva puhkama võib-olla ka. Kõrvaks ka. Aga just see, et kõik sõidavad sust nagu tühjast küünist mööda, aga te põlastus silmis, saad aru, seal arrikaga törtsutad seal või teeperve peale, see oli nagu palju. Nii et tänaseks on siis jäänud sinu kireks Ameerika autod, Ameerika tsiklid, sa pead oma roki pubi ja võid sellise elustiiliga täna rahul olla. Kuidas sa seda raadiomaania järgset etappi enda elus praegu hindad, oled sa enda koha leidnud, oled sa õnnelik? No vaata, kuna sa terve elu ja elustiil on olnud ikkagi raadioga eelkõige seotud, eks ta kisub ikka tagasi. Ei ole ettepanekuid tehtud või ei ole sa ise otsinud? Mingil ajal sai otsitud peale seda, kui maania sagedus nii-öelda ära võeti. Ja saades täiesti arulagedalt, ma ei saa siiamaani aru, põhjendus selleks, et mitte nagu mind tööle võtta mõnest raadiost oli see, et minuga ei ole midagi peale hakata, kuna sa oled rokilegend, saad aru just sellist väljendit kasvatas. Mõtlesin esiteks, legendid, need on hoopis teise kategooria inimesed ka. Unustage ära ka, et ja ma ei ole ka surnud, et mind legendiks nimetada. No mis teha sinu kohta, ma ei ole nüüd küll guugeldanud, aga ma olen üsna kindel, kui sind guugeldada, siis tuleks legendaarne raadiohääl. Ei tea, et ei usuga. Õnneks ma ei ole teinud oma elu eesmärgist kunagi mingisugust kuulsust. Muuseas, kõige kehvem aeg mu kogu raadiokarjääri juures oli see, kui tänava peal sind ära tunti. Et need kuulsuse ahelad mõjusid pigem häirivalt. Nii kaua, kui sa kuulus ei ole, on jälle lahe.
kui esimesed kord, keegi tundis sind ära, jõle lahe. aga kui sind hakatakse igal pool pommitama ja igaüks tahab suga pilti teha või tahab suga rääkida või hõlmast kinni hoida ja see muutub vägagi selliseks nii-öelda tüütuks. no autogrammi annad, kui küsitakse? Ma ei ole elus ühtegi autogrammi andnud põhjendusega, et ma ei ole mingi täht. Valetan, ühe korral on andnud. Rock Cafe'st isa tuli sellise põlvepikkuse poisiga ja poiss tahtis autogrammi saada. See on ainuke, kellele ma olen elus andnud autogrammi. Aga raadiosse praegu ei ole tee sind tagasi viinud, on olnud mingeid mõtteid, on olnud mingeid läbirääkimisi? Ma räägin, mõtted ei kao kuhugile, aga reaalsusele tuleb ka otsa vaadata, ehk siis ka isegi kui internetiraadiot praegu teha, see tähendab seda, et sul peab olema äraviskamiseks mingi, ütleme 3 kuni 5,000 eurot iga kuu. Püsikuludena. Ja et sa lihtsalt paned selle hunniku raha paned põlema nii-öelda. Nii et praegu pead leppima sellega, et sa oled Rocki pubi omanik. Ma olen rahul sellega. Sinu suhtlusringkond on ju laias laastus ikkagi see sama. Lihtsalt eetris kuuleb sind mõnevõrra harvem, sind kuuleb mõningates filmides, kes oskab tähele panna. Kas me nimetame... Hakka meelde tuletama seda, neid multifilmidega. Ma pidin ütlema, kas me nimetame selle žanri? Ja kuna sõber tegeles mul multifilmide helindamisega ja dublaažiga, siis pakkus ta mulle välja ka varianti, et see oli ka väike sissetulek ikkagi. Ja ma leidsin ma jään küll vastuse võlgu, millise filmi seest, aga ma mäletan seda, et sinu karakter oli sulle omaselt käre ja karm. Sa võisid olla mingisugune rokihiir või midagi säärast, kes mõjus teistele kuidagi aukartust äratavalt. Aga viimasel ajal muidugi on jäänud nüüd need täispikad multikad aeg-ajalt, nüüd kutsutakse sinna, aga ainult pahalast. No just nimelt. Ainult pahalast mängima millegi pärast. Ja kes mäletab, sellest on küll omajagu aastaid juba, kormoranid ka seal, sa kehastasid. Tuli ära jälle. Ma teadsin, et see sulle võib-olla ei meeldi, aga ta tuli ära. Sa kehastasid seal üsna endale sarnast tüüpi. Kas tema nimi oli äkki Raudpats? Ja, just nimelt. Sellest on küll aega möödas, aga sa ütled, et seda kormoranide meenutust sulle ikkagi pakutakse nii nagu Margus Lepale Kevade kiirt, et sa ei saa sellest lahti? Jah, võib öelda nii küll, jah. Et see on, aga seal ma ju mängisin põhimõtteliselt stsenaariumi järgi ma pidingi ise ennast mängima, seejuures nagunii selles filmis ka pooled tekstid sai enda järgi ümber tehtud, sest see, mis seal tegelikult stsenaariumis oli, seal normaalsed inimesed niimoodi ei rääkinud. Aga märgiline on see, et seal olid see ka baariomanik. Ma ei tea, kas sul sel perioodil tegelikult juba oli? Muidugi oli. No muidugi oli, jah. Aga veel parem pull oli see, et see oli Rock Cafe aeg. Ma olin Rock Cafe's, olin omanik. Film võeti üles Tapperis samal ajal. Kuidas see siis juhtus? Ei no Tapper oli saadaval ja see oli väiksem koht ja Rock Cafe'd ei oleks saanud ju kinni panna selleks filmi võtete ajaks. See oleks majanduslikult liiga laastav olnud Rock Cafe'l. Ei no Rock Cafe töötas kogu aeg, aga Tapperis oli siis, kui olid mingid bändid tulid, see ei olnud kogu aeg lahti. Ja sellepärast, ja veel parem pisiasi oli see, et siis Tapperi omanik oli sel ajal, kui filmivõtted hakkasid, oli ära kuskil pikema reisi peal ja võtete ajal saabus ta tagasi välismaalt. Ja astus sisse samal ajal, kui ma olin just, meil oli mingi võtel ja ma olin nii-öelda baari leti taga. Ja ütlesin talle, et kuule, keera ringi. Ma ostsin vahepeal ära kogu selle jama, nii et tõmba udusid. Ja see nägu oli täiesti, seda ehmatust nähes, aga ma mõtlesin, võta nüüd rahulikult. Nali. Jah, õnneks ta sai naljast aru. Nii et filmi maastikul võib sind kuulda, raadiomaastikule naasemist sa ei välistaks, kui peaksid kokku langema mingisugused soodsad asjaolud? Ei, ma ei ole seda kunagi välistanud. Kui kaua kavatsed Rocki pubi
veel pidada? Oled sa sellele mõelnud? ma arvan, et nii kaua kui finantsiliselt seda kannatab üldse pidada, siis nii kaua on ta püsti ka. Naudid seda? Ma arvan küll. Ma ei ole siiamaani pidanud pettuma. Meie saateaeg hakkab tänaseks läbi saama, head vaatajad. Selline oli meie vestlus Margus Pildiga. Aitäh vaatamast, aitäh kuulamast. Uute kohtumisteni. Pöördeid andis load.ee